Tervist, head televaatajad! Käes on siis järjekordne aeg eetrisse tulla siin Entusiast TV-s. Ja ausalt öeldes vanasti öeldi niimoodi, et nende hullude kohta, et kes hästi palju kirjutasid ja igal pool seda kirjatööd nagu siis ka levitasid, et näed, et kirjutab isegi voodi linad täis hullumajas, et tuleb valge särk selga panna ja käed selja taha siduda. Et kahjuks või õnneks on minul niimoodi kujunenud, et sel nädalal on juba siin Entusiast TV-s on 3. saade ja ütleme, kui raadiosaadega juurde panna, siis on 4. saade. Et ei ole küll ajakirjanik elukutselt, aga vaata ei saanud jätta kuidagi juhust kasutamata, et siukene mees nagu Elvis Brauer on tulnud Tartusse, et siis ikkagi kutsuda ka kaamerat ette ja teha üks korralik saade. Tervist! No au olla kutsutud, tere! Aga millest me siis täna räägime? Elu on vaikselt suunamas siin, sa võttes kutset vahetama. Peab vahetama, jah. Et ei ole kutse, aga nagu see juba 4 korda nädalas oled pildis, siis võib-olla oled kutseline ajakirjanik. Siis juba on. Kuule, aga miks siukene pilt siin on? Et ma vaatan, et sa istud siin siukse lipu taustal. Mina istun ka siukse imeliku lipu taustal. No mina vaatasin üldse... Keskel on poomisnöör. Ja. Mina vaatasin üldse, et tausta alguses on ju selline on ju, aga vaataja näeb ju teist pilti on ju. Sest ma küsisingi sult, et kas me valisime pooled ka vastavalt. Aga ei, mis taust on, ma arvan, igati kohane, sellepärast, et kes kuhu poole pilgud seab on ju. Ma vaatasin sul mingis saates oli siin see Ameerika lipp on ju taga. Täna nüüd on siis minu arvates on väga hea idee selles mõttes, et näitab, et sa oled avatud dialoogi pidama ja võib-olla avatud käsitlusele avatud, et nüüd on siis idabloki lipud on ju. No jah, et ei ole nagu siuksed komplekse, nagu öeldakse. Sellest poomisnöörist ma muidugi sel hetkel aru ei saa, et sa pead mulle selgitama, et kes keda poob. Või poomas on. Vaat ma ei teagi nagu, aga selles mõttes, et mina olen mõelnud, okei, kui hakkame... Sest ma paneks sinna võib-olla siis Eesti lipult seda ja see nöör, sellepärast, et ainus suitsiidne tegelane minu arvates siin on nagu selles Eesti, et ennast siin vapralt poome või enesetapu kursil me nagu enesehävituslikul kursil liigume. No jah, aga kõik, ütleme, ma palusin kujundajal teha selle siukse tausta, et tema kõiki lippe ei saanud panna, maht on nagu piiratud. Et siin tuleb nagu seda Eesti lippu võib-olla ise juurde nagu mõtiskleda. Aga vaata, ütleme, kui natukene hakata tõsisemalt rääkima, vaata, üks teema, mis meil nagu tegelikult Eestis poliitikas, kuskilt tuleb pihta hakata, võib-olla see ei ole nagu tänase saate teema, aga hakkame taga niimoodi pihta, et vaata, ajalugu nagu, et kust maalt siis hakata arvama nagu Eesti ajalugu. Et kas Eesti ajalugu hakkab pihta nagu sealt, et 91. aastast, kui me saime iseseisvaks, või on meil ikkagi nagu ka mingisugune side nagu nende eelmiste riikidega, sest näiteks 30. aastatel, kui noortele pidas Johan Laidoner kõne, siis ta just rõhutaski seda, et ka Liivi ordu näiteks oli eestlaste oma riik, sellepärast, et kui eestlased ei oleks ise põhimõtteliselt kaasa löönud, kas sõjasulastena, maksumaksjatena, riigi valitsemises nad nii ei osalenud, aga töötegijad nad igal juhul olid ja maksumaksjad ja ühiskonna liikmed, et siis poleks saanud ka 300 aastat suhteliselt rahulikult seda Liivi ordut pidada ilma sõdadeta ja ilma ülestõusudeta ja riikideta, nii et ka Liivi ordu oli nagu meie oma riik. Ja siis toob Laidoner ka välja selle, et kui soomlased, toona oli Viiburi linn ikkagi Soome käes, täna on ta vist teise nimega on Venemaa käes, et kui soomlased lähevad Viiburi linna kunstigaleriisse ja näevad seal siis Vene keisrite pilte, siis nad vaatavad neid ja ütlevad, et näed, need on meie keisrid, et need on ka meie keisrid, sest ja Soome oli samuti, mis seal salata, Vene keisririigi osa, nii nagu ka meie olime Vene keisririigi osa. Aga meie kuidagi oleme seda ajalugu endalt ära tõmmanud, et sisuliselt meie ajalugu hakkab 91. aastast ja meil nagu selle eelmiste riikidega, kus me tuleme, kes meid sünnitanud tegelikult on. Nõukogude Liit, ma ei ole venemeelne, ma lihtsalt räägin, kuidas ta ajalooliselt on ja kui 1918 Eesti Vabariik loodi, siis see oli Vene tsaaririik, kes iseseisva Eesti nagu tegelikult sünnitas. Lenin ju tunnustas nagu põhimõtteliselt esimesena iseseisvat Eesti Vabariiki. Eesti Vabariik esimesena tunnustas Nõukogude Venemaad iseseisva riigina. Jah, siin on hästi palju teemasid, et mis see riik üldse on ja kas võtta teda siis riiki kui mingisugust, kas võtta riiki kui, ütleme siis, et rahvas on selle maa rahvad
on andnud siis mingisuguse ühise nimetaja endale ja nimetanud selle riigiks või on riik mingisugune lihtsalt juriidiline fiktsioon või enda mingisugune haldusüksus, siis kuidas nagu seda riiki võtta mis ta on. Aga kui su küsimus vist siin laias laastus oli nagu see, et kelle järgi siis nagu ennast määratleda siis see on hea küsimus. Ma olen palju selle peale mõelnud ja arutlenud ka, et tegelikult minu arvates tänane põhiline probleem eestlasel ongi see, et me küll räägime oma keele ja kultuuri kaitsmisest sageli ja selle vajalikkusest ja olulisusest, aga kui ma vaatan täna näiteks meie kultuuri, siis mitmes mõttes ma näen, et see ei ole midagi, mida peaks kaitsma, et võib-olla me peaks üldse natuke dialoogi suunda muutma ja hakkama mõtlema, et mis asi see kultuur üldse on ja millist kultuuri me üldse kaitseme või kes see eestlane üldse tegelikult on, et kui mina näiteks täna teeksin erakonna, siis ma nimetaksin selle üldse võib-olla esimene Eesti, sellepärast mul on tunne, et eestlane ongi ajas kaduma läinud tegelikult. Meil on täna ainult üks ühine nimetaja, see ongi see trikoloor hümni laulame ka vahepeal muka otsast pobisime, tõenäoliselt enamusel ei ole see meeleski enam ja rohkem meil ju midagi ei olegi, meid ühendab ainult see, et meil on enam-vähem üks territoorium, millel me viibime ja samad seadused, mille alusel me siin oma igapäevaelu läbi viime, aga tegelikult meil sellist ühtset nimetajat näiteks, mille alusel kokku tulla ja vastu seista või võidelda või mille nimel ka näiteks surma minna, kui vaja mida kaitsta, meil seda tegelikult ei ole. Ehk siis ma olen küll konservatiivse leeri inimene ja sina ka ju, aga see ajab mind ka meie leeri puhul kohati nagu segadusse või vahepeal isegi natukene närvi, et kui meil ei ole millestki rääkida, argumenti ei ole, siis me räägime, et tuleb kaitsta keelt ja kultuuri, aga kui meie keel ja kultuur veel kord 10 aasta pärast on ainult seksism, rumal muusika ja labane teater siis mida me siin tegelikult üldse kaitseme ja kui me nüüd hakkame kaitsma, siis mida me kaitseme, kas saarlaste kultuuri, hiidlaste või vaatame setude poole või võrokesed või on kunglarahvasse või saad aru, mille järgi me siis ennast identifitseerime või Vikerkaarevärvi rahvas vaat et mis me siis üldse, kes me siis üldse oleme, mis on see ühine nimetaja, see ongi, ma arvan, meil on sellest meil on see defineerimata ja me ei mõtle selle peale eriti palju orjana meil ei ole igapäevaselt aega selle peale mõelda 9-5 hommikul jälle alarmkell heliseb, peame jälle oma leiba teenima minema, et kuidagi maksud ära maksta ja kodulaen ja autoliising ära maksta ja ei jäägi aega mõelda, analüüsida, sünteesida, järeldada ja niimoodi ei saagi isiksus, karakter, identiteet nagu kasvada ja areneda. Nojah, vaata, ma loen piiblit ka vahel niimoodi ja mul on viimastel aegadel väga tore, et mul viimastel aegadel ja ma pean ütlema, et ma ei ole mingi usuhull eks ole, selles mõttes, aga vaata, meie ühiskonnas väga palju on seda ateismi ja jumala eitamist. Et kohe nagu sildistatakse või kas või poliitiliselt ju sildistatakse, et need on vaata mingisugust äärmuslased või asjad. Eks see ongi, et kui endal nagu sisu ei ole, et siis nagu võeldakse niimoodi asja, aga mina pean näiteks piiblit ütlema ikkagi väga targaks raamatuks, et mitte nagu siukse võltsvagaduse mõttes, et peab näpuga järgi ajama ja vaatama, vaid tuleb ka sõnade taha vaadata ja asja mõtet ka aru saada, püüda ja ütleme ka tuua neid ajaloolisi jutukesi ja kirjeldusi, mis seal nagu on ka tänasesse päeva ja neid ütleme tähendamissõnasid, kas või ütleme seal Matteuse evangeeliumist, kui Jeesus räägib Viinamäe rentnikest ja toobki välja nagu selle, et näed, et peremees, Viinamäe omanik rentis Viinamäe välja rentnikele ja ütles, et ise läheb reisile ja tuleb mõne aja pärast tagasi, et tahab ka siis nagu palka saada nagu sealt, eks ole. Rentnikud asusid tööle, aga kuna peremees kaua aega ära oli, siis hakkasid nagu mõtlema, et mis seal ikka. Rentnik saatis vahepeal oma, ütleme siis mingisuguse esindaja, et kuule, et võta rent välja, aga siis rentnikud vaatasid niimoodi, et aga mis me sellest esindajast, lööme ta parem maha, eks ole. Et jätame rendiraha endale, selle, mis me siin Viinamäel kasvatame, need viinamarjad ja teeme veini ja asja. Lõpuks peremees saadab nagu oma poja, aga rentnikud löövad tema ka maha põhimõtteliselt ja ikkagi jätavad kõik selle, mis Viinamäel toodetud on endale. Ja siis Jeesus küsib nagu niimoodi retooriliselt, et aga tuvitav, et mis siis saab, kui peremees ise omanik, Viinamäe omanik tagasi tuleb rentnikelt renti välja nõudma. Et mis nad siis ütlevad ja mis see peremees siis lõpuks nagu teeb, et kui tema esindajad on maha löödud, poeg on maha löödud lõpuks, eks ole. Ja vaata sama küsimus nagu ongi see, et mina nagu näen siin nagu selget paralleeli sellega, et meie taome siin Eestis vastu rinda, et see Eesti Vabariik justkui ongi eestlaste oma
Aga Eesti Vabariik ei ole ju eestlaste oma, et me oleme siin ikkagi rentnikud ja lätlased on Lätis rentnikud ja venelased on Venemaal rentnikud. Et ikkagi see on Jumala maailm, Jumala planeet, Jumala maa nagu mis siin on ja ta on nagu rahvad niimoodi pannud nagu nad on, kuidas ajalooliselt kujunenud on. Ja lõppkokkuvõttes me peame ennast, kuhu ma tahan jutuga jõuda, peame ennast ka õigustama. See tähendab seda, et see maa oleks nagu eestlaste kasutada, peame me nagu õigustama, midagi tuleb ka anda nagu Jumalale, mitte ainult niimoodi, et me, no nagu siin on praegu see fosforiidi kaevandamine, eks ole, Rail Baltic, igast Nursipalud asjad, me tahame nagu välja tõmmata sellest maast nagu rahalist kasumit ja oma mingisugused ilgusi nagu välja elada, et kellel on siin oma need igasugused seksuaalsed vajadused, olgu laste peal või kelle iganes peal nagu välja elada. No saad isegi aru, et ega me ei pea siin palju pikalt rääkima, löö ainult leht lahti ja vaata, et aga elame ise endale suhtes sükst hedonistlikku elu, majanduslikus mõttes küüned enda poole, aga lõppkokkuvõttes küsid, et aga Jumalale, et kui tõesti Jumal Eestimaale tagasi tuleb näiteks, et mis ta siit eest leiab, et kas ta leiab siis eest nagu seda, et tahaks jätta selle maa tõesti nüüd eestlaste kätte, et te olete seda hästi harinud, te olete selle õitsema pannud, mul on teist hea meel, siin on nagu headus, siin on nagu venna armu, siin on kõike nagu niimoodi, et pidage seda maad veel 1000 aastat ja ma tulen siis uuesti vaatama. Vot nüüd jõuamegi sinna, et tore on kiruda ja vanduda, aga ja valitsejad kritiseerida ja mida kõike veel, aga peeglisse ei taha keegi vaadata, et võib-olla peaks jõudma selle järelduseni, et täpselt seda, mida me täna saame, täpselt seda me väärimegi, sest me alustuseks oleme ju ise kodus ja oma igapäevaeludes minetanud igasuguse moraali, me ei mõtle enam nende asjade peale, me mõtleme täpselt samamoodi, kuidas ainult taabril ära panna, kus saaks rohkem raha teenida ja tegelikult oleme nõus ohverdama sisuliselt mida ja keda iganes selleks, et oma karjääridele natukene tõusta, et natukene rohkem tähelepanu saada või mida iganes. Kui me vaatame, no mina olen natuke noorem kui sina, vaatame, mis sotsiaalmeedias skeenes toimub, me anname oma lapsed kasvatada tehisintellektile, eks ole, et kasvatagu neid pigem TikTok ja Instagram ja Netflix, kui see, et näeme ise seda vaeva, räägime neile, mis on õige vale, õpetame tegu ja tagajärje seost ja nii edasi, istutame sinna sisse ka mõtted ja seemne sellest, et meil on see kohtumõiste, meil on looja, kes vaatab üle, see muudab kogu nagu seda, muudaks kogu ühiskonna dünaamikat, kui meil oleks seda, aga sa ütlesid hästi, meil on ateistlik ühiskond valdavalt, mis tähendab, et sellel millelgi ei ole tähtsust, loebki ainult mateeria, ainult raha ja staatus ja kõik muu selline, mis tähendab, et minu jaoks muutubki väga ignorantne arvata, et me väärime midagi paremat, kui me igapäevaeludes täpselt seda ju ehitamegi. Meie valitsejad on tegelikult meie nägu, ja kui meil on täna midagi ette heita, siis me peame mõtlema, et kus meil valesti läks, see on juba ammu aega on valesti läinud. Ja miks me midagi täna ei tee, et nagu ohje tagasi enda kätte haarata, sa tõid siis rääkis huvitava loo nendest Viinamäe rentnikest, siis mul see on nii huvitav lugu, et siin võib nii mitme mätta otsas seda vaadata, et üks asi ongi siis et kas meie oleme siis nüüd need rentnikud, kas me oleme rentnikud ja mis peaks saama sellisel juhul omanikust, või oleme me omanikud ja sellisel juhul siis, kes on need nüüd tänased rentnikud, kes siin on, või keda siia järjest juurde tuleb, saad aru, siin tekib väga mitu multidünaamilist küsimust, kuidas asjale vaadata. Eks enne kõike peab... Need on allüürnikud. Allüürnikud, vaat, just. Aga kes selle õigus andis? Allüüri tingimused peavad olema ka lepingus sätestatud. Aga lõppkokkuvõttes ongi point see, et kõige nukram asi asjaolus, et meil ei ole mitte millegi üle otsustusõigust, meil ei ole aru saama enam ja need tingimused, olgu ta üür või allüür, me täna ei mõtle ja me ei saa aru, kes me siin tegelikult oleme. Ehk siis me veedame oma päevi üsna, kuidas ma ütlen, pealiskaudselt, pinnapealselt, me ei mõtlegi elu sügavamate küsimuste peale, me ei keskendu lahendustele, vaid heietame minevikust, minevikut tuleb teada, ajalugu tuleb teada, aga me heietame minevikust ja siis hädaldame olevikus, aga tulevikku parandada nagu ei püüa või püüavad väga vähesed. Näed, sa ütlesid, sa teed 10 asja, sa teed tööd, sa tegeled Tartu Öölaenuühistujega, sa teed 4 korda nädalas saadet ka sellepärast, et mingisugust infot välja anda, et äkki keegi kuskil hakkab natukenegi mõtlema. See on suur panus, aga 90% inimestest teeb oma 9-5 ära, läheb järgmised ülejäänud tunnid, veedab kuskil
Netflixis ei kannata mingit vastutust, ei suuda enda eestki vastutada, rääkimata sellest, et vastutaks pere, laste, kogukonna eest, vastupidi, nagu sa ütlesid, tegeletakse jaburustega, vihatakse lapsi, lõpuks see päädib vaimuhaigusega, hakatakse, meil on igast omasooiharad siin, õigustame ära siis zoofiilia, nekrofiilia, pedofiilia, kirjutame selle seadustesse sisse ja lõpuks on aga see, et valitsejad siis vaatavad, no tead, see rong ongi läinud, võimustatab kivestumus ja mõte, et aga kuidas me selle siis monetiseerime, teeme siis juba rahaks. Aga vaata, kui sa räägid omasooiharatest näiteks, kui ma vaatan ajaloost, no seda on ilusti minu arust kajastunud Jüri Lina näiteks, et barokkmuusika, mille üks looja oli näiteks Lully, selline helilooja Prantsusmaal ja tema oli väidetavalt, kas ta oli Päikesekuninga Louis armuke nagu, eks ole. Aga Louis samas, ütleme, see on hiljem nagu ajaloo annaalidest nagu välja tulnud, aga avalikult oli Louis ju ikkagi eeskujulik pereinimene, ta oli nagu abielus, tal olid lapsed, ta kuskil ei propageerinud nagu seda omasooiharust, et me võime nagu öelda ja Lully ka, tegelikult ta tegi ilusat muusikat. Et üks asi on nagu see, et inimene elab ise nagu ütleme patu sees, noh on ütleme homoseksualist, noh sest see on patt, ega seal midagi öelda ei ole, et kui näiteks inimene suitsetab, noh ei saa öelda, et see suitsetamine õige asi on, et ta õige on aus öelda niimoodi, et noh ma suitsetan, see ei ole õige, see rikub tervist vaieldamatult, eks ole, et ma ei saa sellest lahti praegu, et ma olen liiga nõrk nagu, eks sama asi on nagu kõikide pahedega, eks ole, aga nüüd küsimus ongi nagu selles, et kas neid pahesid nagu heroiseeritakse. Vaata näiteks ütleme seesama Lully või Päikesekuningas, nad ei heroiseerinud seda, nad ei läinud avalikult kuulutama, et vaata, me oleme sellised ja andke meile nüüd õigusi. Aga meie oleme oma ühiskonnaga jõudnud nagu sinna, et kui siin räägitakse väärtustest, et me kõik pahed teeme nagu sellisteks noh, toredateks asjadeks, nagu ka suitsetamine näiteks, tuleme selle juurde veel, ütleme. Et noh, seda öeldakse, et ütleme, see on nikotiini tõmbamine, et see on halb, aga noh, et siis tõmmake e-sigarette, eks ole, et ikkagi minnakse nagu sinna, et mitte nagu pahest loobuda, vaid kuidagi nagu noh, see nagu ilusamasse vormi panna niimoodi, et mis oleks aktsepteeritavam. Vot lõpuks me joomegi sinna, et igaüks üritab endale õigustada enda patte. See ongi hea ja kurja, miks võib-olla võiks korraks tuli mõtteliselt, võib-olla vaatame korraks tagasi, miks oli keelatud süüa hea ja kurja, mitte hea ja kurja puust, hea ja kurja tundmise puust. Sest kui mina hakkan tundma ja eristama head ja kurja, siis automaatselt kõik, mis mina teen, on hea ja kõik, mis sina teed, oled kuri. See sillutab teed isekusele ja nüüd saan mina olla kohtumõistja. Ja põhimõtteliselt, kui sa läbi selle prisma vaatad nagu ühiskondana, siis mida me teeme? Me täna, vaata, ma olen palju vaield ja ma olen vaielnud ka näiteks geidega sellel teemal on, või muude natukene vaimselt haigete inimestega ja alati ongi see, et aga sina ju teed ka mingit asju, mingit pattu on. Näed sina ka, näed mu vana suhe lagunes, sest olin kohutav valelik kaabakas, petsin oma naist on. Näed sina ju ka tegid on. Tegingi. Meie ainus vahe, vaata kui sul loojat elus ei ole, siis on väga raske inimesele kohale jõuda. Meie ainus vahe on see, et mina ei õigusta endale oma pattu. Ma vaatan iga päev peeglisse, näed, pidin endale kaela tatoveerima keti selle pärast ja ei pea sedagi õigeks on. Ei imetle neid, aga ma pidin seda tegema sellest, et iga päev kui ma peeglisse vaatan, siis ma meenutan selle tatoveeringu endale seda jälkust, mis ma olin, neid patte, mis ma tegin ja üritan tänase päeva nagu teha paremini. Ma üritan täna grammi võrra kas või neid tehtud patte lunastada, et must oleks kasu rohkem kui kahju. Ja see ongi see, kus tuleb see põhiline vahe minu arvates sisse, et teie õigustate endale ja vähe sellest, et te õigustate, te siis hästi heroiseerite. Te propageerite veel oma seda pattu, ehk siis see just kui annab, see võimaldab teil lihtsamini elada, et saad aru, noh, see on nagu tead nagu selline joodikust või narkarist sõber, vaata, et tule tõmba sina ka üks liin, vaata, siis mul on parem tunne. Et just kui see annab heakskiidu minu tegevusele ja õigustab selle ära, näed, siin kõik teevad. Teine ka, jah. Just, ja vana kõik teevad, ega siis mina üksi. Nad see näitabki ja see vaata meie ühiskonnas täna veel üks asi on see suur enesearmastamise generatsioon on peale tulek. Self-love, enesearmastamine, eneseabi. Vaata, me olemegi nii hõivatud enesearmastamise, eneseõigustamisega, et me ei mõtlegi oma selle peale, kas me üldse õigesti valesti elame, kas me teeme kahju või kasu rohkem, mis on minu patud, kas ma üritan neid lunastada, mida ma oma järglasse lõpetan. No, aga see kõik eeldab seda, et sul on usk, see eeldab, et kas sina oled siis tee loojani leidnud või tema on seda teed sul näidanud ja sind päästnud. See kõik eeldab seda, kui seda ei ole, siis sa inimesele kohale ei jõua ka. Ja niimoodi on ja piiblis on ju öeldud seda, et kes ise enda üle kohut mõistab, sellepärast, et ega viimane kohtupäev tuleb, nagu nii tuleb, eks ole. Meil maises elus on ka
on patud ja on seadused ja on lõpuks ikkagi varem või hiljem kohtusse viimine, olgu ta tsiviilvaidlus või kriminaalvaidlus, eks ole. Eks ta niimoodi on ka elus, ütleme jumala mõistes, aga kes ise enda üle kohut mõistab, noh sina näiteks praegu mõistsid kohut, selle üle jumal viimsel päeval kohut ei pea mõistma nendes küsimustes, kus inimene ise on mõistnud. Ja see on tegelikult väga sügavmõtteline asi, sellepärast, et noh, see ongi niimoodi, et ega pattu loomulikult iga inimene on teinud. Meie ei saa elada siin, noh, on keeruline elada. No, kes saab rohkem, kes vähem, aga üldiselt on keeruline. Aga küsimus nüüd ongi selles, et kas seda heroiseeritakse, peetakse normaalseks või püütakse nagu iga päev, nagu sa ütled, samm-sammu aval ikkagi, noh, parem olla. Et muistuselt eestlaste ütlemine on ka, et mina usun homsesse päeva ja usun, et homne päev on parem kui tänane, kui mina ise sellele kaasa aitan. Nii et see on nagu see isiklik vastutus, mis on juba meie muistutel esivanematel olnud. Aga no, ütleme siit tulebki välja, et kui me vaatame siin, et need lipud, eks ole, noh, me peame nagu sõda ka, ütleme siin viimased 2 aastat on olnud, et mingite väärtuste nimel, et me kaitseme siin nagu siis mingisugused väärtused, me ei taha, et ütleme see teine lipp või see kolmas sealt, eks ole, punasega ja kollase tähega, et see nagu siia valguks. Aga no küsimus ongi selles, et aga nemad on ka ju oma maal nagu selles mõttes rentnikud, nemad on ka mingisuguse oma elustiiliga, eluuskumustega, ütleme, nende rahvas, nende kultuur. Et kus me võtame selle kohtumõistmise, et meie õigemini siin elame nagu. Et noh, vaata, vilja headust peaks vaatama ju tõesti nagu sellest, et kuidas see vili siis maitseb või kuidas ta välja on tulnud. Et üks õun on kärbatanud, teine õun on nagu siuke mahlane ja magus nagu, eks ole. No selle järgi hindadki puud ju, hinda puud tema viljade järgi. Et noh, siis sellisel juhul peaks ju vaatama inimest, inimkvaliteeti, moraali ühiskonnas ja siis sellest tulenevalt tegema järelduse puu kohta. Noh, kui ma vaatan meie siis inimest, kes on see vili, sa ütlesid, ta on ateistlik, ta pattu ei kahetse, ta elab ainult isekatel eesmärkidel, valdavalt kõige tähtsam asi on materiaalne asi, staatus ja rahanumber ja uhke auto ja telefon, siis mis see ütleb siis puu kohta? Noh, see tähendab, et mul ei ole kahjuks siinkohal nagu, kas me siis võtame seda riiki nüüd äriühinguna või lipuna või mille nad võtame, aga mul ei ole selle puu kohta häid sõnu. Asi ei ole selles, et ma ei armastaks kodumaad või ma ei oleks uhke eestlane. Või seda loodust või neid traditsioone, mis siin on. Just, või et ma ei läheks naabri või kaasmaalase pärast võitlema, aga tema õiguste eest vastupidi, ma teen seda kõik. Ja vene keelt ei taha ka rääkida siin või hiina keelt. Noh, ikka räägiks eesti keeles, kui saaks. Räägiks, aga vaata, siin on ka üks asi, et minu pärast ma ütlen selle ära, ma ei ole samamoodi, ma ei ole siin mingisugune kommunist, ma ei ole siin mingisugune putinist, aga minu pärast olgu või hiina keeles, kui me saaksin oma ühiskonnas moraali tõsta tänasega võrreldes kõrgemale, no jah, siis tehku me seda või mis tahes keeles. Ja, ütleme siis niimoodi, et keel või need traditsioonid ka ei ole ainsad kriteeriumid. Kriteeriumi on ikkagi rohkem inimeseks olemisele. Et me ei saa defineerida eestlaseks olemist või eesti kultuuri ainult läbi selle, et on eesti keel ja noh, mingisugune võib-olla Tammsaare kirjutatud raamat ja siis on kõik nagu, eks ole. Ja veel hästi oluline asi, et hea keel ja hea kultuur ei saa areneda läbi amoraalse tegevuse. Täna me oleme nii amoraalsed ühiskonnas ja selle viljaks on kehv kultuur, degradeeruv huumorimeel, no see kõik, mis filmad, muusika, kõik just on. Nii, see tähendab, et eeldus, et kõigepealt peab olema moraal ja see sünnitab väärtusliku ja vastupidava kultuuriruumi, ja see sünnitab omakorda kõige muu, mis on omakorda väärt kaitsmist. Selle nimel ma siis võib-olla olen nõus ja võib-olla on rohkemad inimesed nõus ka võitlema, see on võib-olla midagi, mida kaitsta vaata. Sest see tänane viljeldav nagu ei ole. Noh, see mädaõun ei ole, mädaõuna pärast ei võitle. No nii ta on. Et hea viljapuu on väärt kaitsmist ja säilitamist. Kuule, aga kuidas sa seda fenomeni nagu kirjeldaksid? Vaata, mina olen nagu reisumees ja kui meil hakati seda nõukogude tanki maha võtma. No ma pean kõigepealt sulle ütlema niimoodi, et minu isiklik seisukoht on niimoodi, et ühe poole pealt ma ei saa nagu aru, miks ma saan aru loomulikult, aga ma muidugi pean seda ääretult siukseks mõttetuks tegevuseks, kui hakata nüüd päris sisuliselt analüüsima, et miks käia mingi tangi juurde lilli viimas
noh, kuigi seal mingisugused emotsionaalsed asjad võivad olla, et keegi mälestab oma hukkunud esivanemaid või esivanemad, kelle lauda nad ei tea ja ei saa külastada, no nii edasi. Noh, kõik see jutt, eks ole, et aga noh, see on küsimus, et miks just tanki juures. Aga teistpidi ma ei saa ka aru, et noh, et miks nende tankidega nagu võidelda, et see ei ole nagu ju mingisugune teema. No see on, ütleme see, mis mu isiklik seisukoht on, et ega ma kummastki poolest väga hästi nagu sisuliselt aru ei saa, et ma võin aimata, noh, miks keegi emotsionaalselt nii käitub, aga noh, minu arvates see natukene on niisugune, noh, rumal, kui ma otse välja ütlen. Aga teistpidi, alati kui ma tulen Eestisse tagasi läbi Slovakkia ja Poola, siis ma seda piirkonna nime ei oska öelda, aga Slovakkia poole peal on tank, Nõukogude tank punatähega ja täpselt piiri peal on kalmistu. Ja mis ma sellest räägin, ongi nagu see, et vaata, kui meilt võeti need tangid asjad maha ja hakkas hirmus kampaania, siis minu üllatuseks samal ajal ma sõitsingi läbi just sellest piiripunktist ja aastaid oli seal olnud üks Tšehhoslovakkia punatärniga tank. Aga siis oli neid tanke sinna juurde toodud. Et seal ei olnud mitte üks, vaid minu mäletamist mööda on seal isegi 3 tanki nagu. Ja kõik on ilusti ära renoveeritud, üle värvitud ja punatäht veel punasemaks tehtud ja nii edasi. Ja siis ka see kalmistu nagu, eks ole, mis seal on, et vaata, noh, on poolakad sinna maetud, on slovakid sinna maetud, on tšehhid maetud ja on ka venelased maetud. Aga Poola ja Slovakkia on suutnud selle kalmistu teha nagu selliseks, et ta on nagu Poola ja Tšehhi ja Slovakkia siuke rahvuslik sümbol. Et seda ei esitata mitte niimoodi, et me olime ohvrid nagu teises maailmasõjas, vaid et me olime nagu võitjate poolel, et me olime ise nagu need, kes me teise maailmasõja võitsime ja formaalselt ju nagu võitsimegi tegelikult, eks ole. Sest ka Eesti oli ju, kui ajaloogu vaadata, ta oli ju Nõukogude Liidu koosseisus Punaarmee, eks ole. Aga Punaarmee oli Ameerika Ühendriikide liitlane, ehk see sama liitlane, kes meil nagu täna on. Aga millegi pärast, vaata, nüüd jõuame eestlase moraalse palgeni nagu vastikud vastuolud, et samas kogu vingume, et küll me oleme raskesti kannatanud ja teinud ja küll me sellepärast meil ongi siin nii vilets, et me oleme nii raskesti, esivanemad on valesid valikuid teinud ja kõik minevik on nagu halb olnud. Aga miks me ei räägi nagu sellest, et me oleme võitjate poolel, selle sama liitlase poolel, kes meil täna on. Tšehhid, slovakid, poolakad on selle ära tabanud. Nad ei tunne häbi oma mineviku pärast. Nad pigem ütlevad niimoodi, et aga see oligi meie minevik. Nii nagu Laidoner välja tõi, et soomlased lähevad Viiburi linna kunstigaleriisse, ütlevad Vene tsaarid, aga need olid ka meie suurvürstid. Eks ole. Vaat siin ongi nüüd see soovmõtlemine või siis puudulik arusaam, ma ei tea, kumb see on, et kas ei ole võimeline või taha neid seoseid luua. Sa tõid siin kõik need vastuolud välja, need on väga head järeldused, aga... Ja kui ma Facebookis selle avallasin toona, siis mind palju sõpru võttis maha, siis ma olen Tidla ja Putinist ja noh... Sellepärast, et sa vaata ütlesid tõde tegelikult, sul ei olegi, ja mul samamoodi, mul ei pruugi olla seal alati subjektiivset arvamust, aga see, et ma nüüd konstanteerin, et loon need seosed teile ja ütlen, et asjad olid ju niimoodi ja kas te nendest vastuolu, kas te ei leia seda vastuolu seal nagu või, siis millegi pärast saab sinust enda vaenlane vaata. Et selle, noh, Nõukogude Liidu asjad te ei taha rääkida, räägime teisest maailmasõjast, et räägitakse Venemaast, vihatakse Venemaad, nii, aga mina küsin, kas minu Eesti on Kaja Kallas Eesti või? Kas sinu Eesti ja Kaja Kallas Eesti on sama Eesti või? Kas Tsaari Venemaa või oleks sama Eesti? Kas Tsaari Venemaa ja Nõukogude Venemaa on sama asi või? See, et me paneme, noh, üldistades niimoodi Venemaa. See on sama nagu ma ütleks Eesti. Vaata, aga ei ole. Sinu Eesti on midagi täiesti teist kui Kaja Kallas Eesti. Nii täiesti teist. Kuidas ma saan siis öelda näiteks, ütleme, vaatame kuskilt mujalt, vaatame Lätist, Leedust, Poolast, kus näiteks vaatame, ütleme, Eesti on siuke koht, saad aru, nagu ühe puuga niimoodi löön, ei saa olla, kui sinu Eesti, sinu poliitika, sinu majandusarusaamad ja kõik viljeldav on täiesti kapitaalselt erinev või 180 kraadi sellest, mis on Kaja Kallase oma, siis kuidas ma saan ühe nimetajal vihata Eestit, ja täpselt seda sama asja teeme me näiteks, meil on siin Venemaa lipp on taustal, et täpselt sama asja me teeme täna Venemaaga, et venelased, no kummad venelased siis?
kas põlisvenelased või nõukogude venelased või juudid seal või kes vaata, kes see nüüd see paha mees oli, kas Tsaar oli paha mees või oli Trotski ja Lenin paha mees või keda me siin nüüd täpsemalt vihkame vaata, või Idel Jakobson paha mees või kes meil siin eestlasi hävitas on ju, et nagu millest me räägime vaata, ma arvan, et siin ongi krooniline puudulik arusaam ja siis kas arusaama puudulikkus või soov mõtlemine, me tahame enda jaoks kuidagi mingisugused oma väärarusaamad ära õigustada ja läbi selle prisma asja vaadata, miks, ma ei tea, võib-olla see aitab meil elada, ma ei tea. No vaata jah, kui sa seda räägid. Võib-olla programm lihtsalt nii edukas olnud, et istutanud inimeste pähe, vaata, mõtle välja vale, tee see lihtsaks, korruta seda ühe uuesti ja küll nad lõpuks seda usuvad. Et eks see ongi nagu siuke lihtsustamine, et kui kunagi veel Venemaaga siukest enam normaalsed suhted olid, kui venelased käisid siin jõulusid uusaastat tähistamas Tallinnas, siis ma mäletan seda, et kuskil vana aasta õhtukandis või niimoodi võeti siis ka Tallinnasse pidutsema tulnud venelastelt, noortelt venelastelt nagu intervjuu ja kuidagi niimoodi üleolekuga niimoodi, et tulite Peterburist nagu siia, et palju te siis nagu alkoholi olete ära joonud juba, eks ole. Mindi niimoodi familiaarselt kuidagi peale ja mul on ikka meeles see, kuidas see noor venelane nagu vastas, et ja ta oli tõesti, ta oli siuke noor 20-ndates väga korrektselt riides ja väga korrektselt vastas, et vabandust, aga ma ei saa aru, et aga meie seltskond, me oleme täiskarsklased. Aga see ongi nagu see stereotüüp, et venelased, et nagu nii lakuvad vaata, eks ole. Et kõik venelased on sellised, et kõik ongi nagu Lenin või ja samamoodi võtta niimoodi, et kõik on nagu Kaja Kallas, eks ole, et siuksed. Ja seda huvitavamaks muutub ja näiteks ka see, et ka näiteks minu erakonnas on ju suur hulk inimesi, ma ei tea, võib-olla pool, võib-olla kolmandik lausa, kes on lihtsalt pimedad vene vihkajad on ju. Kas nad mitte, ma räägin, ma ei vali pooli, ma tean, kelle poolt mina olen, eks ole. Aga naljakas on minu jaoks see, et te ühest küljest nagu kritiseerite, laimate ja vihkate rahvast, kes on oma kultuuri ja keele ja kõige üle uhke, samal ajal ütlete, et me peaksime ise olema. Nagu meie oleme uhked. Just, absoluutselt oleme uhked ja kaitsma seda ja mis siis, kas siis selle nimel lööma maha keda tahes või kus see piir jookseb või? Ma ei saa sellest nagu aru, et siin ongi jällegi, et ei ole piisavalt analüüsitud või mõeldud või kui on mõeldud, siis ei ole välja mõeldud või läbi mõeldud, ei ole järeldusteni jõutud. Ühesõnaga, puudulik on see arusaam, see on kurb. Et mina arvan ka, et näiteks veel üks asi, venelaste koha pealt on ja kohalike venelaste koha pealt. Alati, kui me räägime kohalikest venelastest, siis pannakse üks ühine nimetaja sinna mingisugune 5. kolonn. Aga need venelased, kes on aegade alguses, vähemalt siis ütleme 91. aastast alates olnud siin riigis, meie tööstused, meie vabrikutöölised, meie teenindav sektor, turismisektor, ma julgeks öelda, et seisab nende inimeste najal püsti. Nii, ja kas need inimesed siis ei ole maksnud makse, mille eest me ehitame infrastruktuuri siia, teid ja taristut ja kanalisatsioone ja mida kõike veel on ja linnu ja et kuidagi nüüd raha võtame teilt vastu ja siis sülitame teile näkku ja nimetame teid ühise nimetajaga 5. kolonniks või? No ja öeldakse, et vaata, et rahvuse järgi kedagi vihata ei tohi, eriti sotsid ja kes siin kõik on nagu need moodsad inimesed tänapäeval, see moodne ja õige siuke euroliin, kes ütleb, et ühegi tunnus järgi ei tohi, aga samas vaata uudis oli siin paar päeva tagasi, kui me Eimar Lengiga just siin saadet tegime, panime Donald Trumpi mütsid ka pähe niimoodi ja see oli ka ajendatud nagu sellest, et hommikul uudis oli hommiku televisioonis, kus siis öeldi, et Balti riikides ikka ülekaalukalt toetatakse Kamala Harrist presidendikandidaadina, justkui see oleks üldse Balti riikide kodanike mure, keda valida, eks ole, aga hea küll, et populaarsusuuringud võib ju teha. Eriti palju, üle 70% on see Leedus, aga Eestis ja Lätis on vähem, sellepärast, põhjendati ära ka, et miks, sellepärast, et eestlaste ja lätlaste hulgas on küll see samamoodi, 66% Kamala Harrisu toetamine, aga meil on palju venelasi. Ja see jäeti muidugi ütlemata, aga nemad on lollid ja ei saa asjast aru ja toetavad valemeest nagu põhimõtteliselt. Nii et selle järgi käib ka nagu sildistamine ja samamoodi näed ju seda, et ega mitte ainult rahvuse pinnalt, et ikkagi kui on vaja mingisugust õiguste piiranguid teha, kas või näiteks vanadelt inimestelt hakata ära võtma autojuhi lubasid, siis võimendatakse neid uudiseid, et näed, üks vanamees või mingi vanamutt tegi jälle avarii ajas kellegi alla seal ja nüüd peaks hakkama arutama seda, et kas üldse perearstidel peaks olema suuremad volitused tervisetõendid mitte välja kirjutada, vahepeal ära katkestada ja nii edasi, eks ole. Et ühesõnaga jällegi, et jagamine eestlasteks, venelasteks, vanadeks, noorteks, meesteks, naisteks, naiste vastane vägivald. Aga meeste vastane vägivald
ei, sellist asja ei ole olemas. Kui sa sellest räägid. Naisi diskrimineeritakse, aga mehiga diskrimineeritakse ka. No, see ei puutu, see ei ole ju nagu see, et mehed peavad võitlema naiste vastu või eestlased venelaste vastu või vanad noorte vastu. Me oleme üks rahvas nagu tegelikult ju siin nagu lõppkokkuvõttes või töölised teenistujate või omanike vastu või mis asja. Sinna võiks järeldusega jõuda, aga no, sinna on pikk tee. Jah, just see, et mehed ei lähe hädaldama ja kurtma, et kuidas neil ka raske elu on, ei tähenda, et nende vastu vägivalda nii vaimselt kui füüsilist ei ole. Et nii on. Aga ühesõnaga, vaata, ma olen mõelnud, et kuidas siis seda olukorda siin Eestis nagu parendada või lahendada. Et kas seda üldse saab poliitiliselt teha või on see aeg ka nagu juba mööda läinud. Et ma siin tahaks kusjuures sinu arvamust kuulata, kuna sina oled ju keskerakondlane, eks ole. Mina olen täna erakondlane, ma kuulun EKRE-sse, aga ma ütlen sellegi poolest, et ma ise näen endal täiesti selgelt seal sellist mõnes mõttes lindprii rolli, et minu arvamustele sageli erakonna valdav osa liikmeskonnast vastandub või ei toeta seda. Ehk siis ma ei ole erakonnast välja astunud täna ja mida aeg edasi, seda raskemaks läheb mul erakonda kuuluda, sellepärast et mida aeg edasi, seda enam, kuidas ma ütlen, võimendub minust dialoog loojaga ja seda raskemaks muutub mul kuuluda sellisesse jälkusesse, nagu seda on tegelikult üldse erakond ja mingisugune mängida kaasa mingisuguseid teha kaasa mingisuguseid parteipoliitilisi manöövreid või ajada siis, ühesõnaga ma ei näe, et mul oleks võimalik enam sellel teel jätkata nii, et ma ei valeta inimestele, saad aru? Ma pean hakkama valetama või rääkima pooltõdesi või valet ilustama selleks, et seal hierarhias tõusta. Ja kui ma seda ei tee, siis ma seal hierarhias kunagi ei tõuse, ehk siis tekib küsimus, et milleks siis üldse? Võib-olla siis teine suund. Et siinkohal ma tahaksingi sinu arvamust teada, et kuidas siis seda nagu muuta. Mina leian, et selline tänane parlamentaarne demokraatia või selline riigi valitsemisvorm üleüldse ei toimigi, sellepärast, et olgu ta vasakleer või paremleer, need on ühe linnu kaks tiiba ja lõpuks on see üks raamatupidamislik protsess ja meil ei ole selle üle õigus senikaua, kuni meil reaalselt saab olema sõnaõigus ja kuni on võimalus võtta vastutusele isikuid ainuisikuliselt, see tähendab, et me võime siin, riigisekretäriaat võib valmistada ette mida iganes, seaduse võib koostada mis iganes kollektiiv, aga vastutuse allkirjastamise vastuvõtmise osas peab endale võtma enda õlule üks mees ja siis on ka hiljem, ütleme siis mis tahes juhul hea otsuse korral krediiti talle anda ja halva otsuse korral siis ka kritiseerida teda ja kategooriliselt halbad otsused, saatuslikult halbad otsuste puhul ka, vaata see nöör seal et kuidas siis et kuidas sina seda asja nagu näed, et sa ju jätkad ka ikkagi oma poliitilisel kursil ja samas on sinust ka nagu kõneled ka piiblist, kuidas sinust siis? Mina olen ennast nagu alati näinud nagu vaba härrana põhimõtteliselt, nagu me kõik peaksime olema siin ühiskonnas, vaba härrad nagu, eks ole, et ikkagi iseseisvad mõtlevad isiksused, nagu ka sina oled põhimõtteliselt. See ei saaks teistpidi nagu võttes tähendada seda tingimata, et Google'i klubisse kuuluda ei või. Sest inimene ikka astub Google'e, ma ei tea, kudumisklubisse ja mõni läheb jalgpalliklubisse ja hobid võivad ikka inimesel olla, eks ole. Ma pigem küsingi, palju sul usku on sellel viisil siis süsteemi parendamisesse või muutmisesse? Ja vaata, eks poliitika ja erakond on ka nagu üks mäng, nagu tegelikult, eks ole, aga see mäng ei tohi sul kasvada nagu üle pea niimoodi, et sa unes näedki ainult erakonda või et sa unes näedki ainult oma jalgpalliklubi või ma ei tea, mingit kus sa käid, egeldamisklubi, eks ole, vaid et sa jääd ikka inimeseks nagu, et isegi mitte eestlaseks ei jää, vaid inimeseks jääd. Sellepärast, et kõige tähtsam, vaata kunagi ütlemine oli, et olgem eestlased, saagem eurooplasteks, aga ma ütleks pigem nii, et olgem eestlased ja olgem võib-olla erakondade liikmed või mis iganes, aga ikkagi saagem või jäägem inimesteks. Et inimeseks olemine ja loomulikult inimene on nagu see, kellel sidega, ütleme, loojaga või jumalaga on. Nii et siin ma näen ja ütleme, kui ma Keskerakonna Tartu piirkonna esimehe ameti võtsin, siis ma enda sees mõtlesin selle asja ära niimoodi ja jumalaga ka, et ma hakkan ellu viima jumala tahet ikkagi nagu põhimõtteliselt ja ma viingi ellu nagu nii palju, et ma vähem püüan inimestega nõu pidada ja aru pidada ja rohkem jumalaga ja päris tõsiselt nagu, eks ole.
noh, nagu sina ütlesid siin ennist, kui sa kõnelesid, et noh, et kas see minu tegevus on kooskõlas sellega, et noh, et sulle see kaelakee nagu meenutab seda asja, eks ole. Et ma püüan ka iga otsuse juures, noh, sageli tuleb nagu niipidi see asi, et noh, eks ikka mõjutajaid on ju palju nagu. Ja nagu sa ütlesidki, eriti poliitikas, et kus tulevad ja ütlevad, et noh, peame nii tegema ja koalitsiooni või mingi rünnakrühma nagu selle isiku vastu või selle mõttemalli või selle vastu tegema. Ja teinekord kipub ära ununema, et noh, lähedki kaasa selle urraaga. Aga tegelikult peab olema seda rahunemishetke aega vaadata nagu seda, et kas see on kooskõlas nagu selle tahtega, noh, mida Jumal nagu tahaks. Sellepärast, et vaata, meie isa palves on ka ju nagu see, et ikkagi sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu. Ja siit tuleme selle saate alguse juurde nagu tagasi, et Viinamäe omanik on ikkagi ju, noh, see, kes ta on, eks ole, Jumal. Ja me peame ikka lõpuks niimoodi tegema, et kui Jumal tagasi tuleb, noh, Kristuse näol siis näiteks, eks ole, et siis ta siin usku leiab ja siis ta leiab nagu siin seda, et see Viinamägi, see Eesti Vabariik võiks nende rentniku kätte, ehk siis meie kätte, meie laste kätte jääda ka järgmiseks 1000 aastaks. Ja noh, ka sellel väiksel tasandil tuleb seda mõelda, mis ongi see minu puhul Tartu Keskerakond ja ka Tartu Õiulaen ühistu. Siin ma olen ikkagi endale nagu selgeks saanud päris selle viimase 2 aasta praktikaga, et ega mina ei ole juhatuse esimees, et mina olen ainult nagu see, kes istub seal juhatuse esimehena, aga ütleme, tegelik peremees on ikkagi nagu see Jumal taevas nagu, kes seda asja ellu viib. Ja kui niipidi seda asja vaadata, noh, ma arvan, et see oleks nagu tõesem, kui siukene mina-keskne sonimine, et noh, meie oleme siin kõige tähtsamad ja meie mingist oma väärtusi, kuigi neid väärtusi me nagu kuidagi defineeri, et ikka Eesti värk ja noh, et ühesõnaga peame ikka edasi panema ja teised on kõik lollid, kes siin meie ümber on. Ja kes on vaenlaseks tituleeritud. No, mida me praegu teeme, no. Ja ei, sa räägid õiget juttu. Nii et noh, selles mõttes, vaata, mina sinusse suhtun ju ka nagu inimesesse. Sa oled õige mees, minule meeldiks väga sinuga ühist asja ajada ja eks me ju ajamegi kas või selle kaudu, et me siin saadet teeme, eks ole. Et ma ei vaata selle peale, et sina oled Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige, et noh, et näed, et peaks sõimama hakkama kangesti, eks ole. Ja isegi kui sa sots oleksid, aga räägiksid seda sama juttu, mida sa siin praegu räägiksid, ega ei oleks ka siis põhjust öelda nagu. Ja vaata, ma selles mõttes see on üks huvitav asi poliitilist igasugust ideoloogiate kohta ka, et ma olengi ju sots ka. Ja mina ka. Absoluutne sots, aga ma ei ole, vaata, siin kirjeldasid palju sinna, kuidas erakondlikku tegevust kooskõlas nagu moraaliga läbi viia. Põhimõtteliselt sa kirjeldasid siin ka kristlik sotsiaalset parteid. Nii et küsimus ongi vaata sellest, näiteks räägime sotsialismist. Ma arvan, ma olen ideeliselt üllam. Okei, ennast üllaks nimetada on palju, aga selle peale võib mõelda, et võib-olla ma olen üllam sotsialist kui need sotsialistid, kes sotsialismi all meile hoopis düstoopiat, totalitarismi müüvad. Et võib-olla, millest me üldse räägime, kas me räägime internatsionaalsest sotsialismist või me räägime natsionaalsest sotsialismist? No sotsialism saabki tegelikult olla oma perekonnas ma olen ju sotsialist. Ja sa oled natsionaalne sotsialist sellepärast, vaata nüüd läheb mõne jaoks Hitleriks ära, aga see ei ole sellega seotud. Aga need asjad tuleb lahti võtta. Küsimus ongi see, mis tähendab sotsialist? Sotsialist tähendab seda, et sa oma tööga lood tööviljad, nagu me loome, ja need tööviljad jäävad selle töö tegijale, sellele seltskonnale, kes seda tööd teeb. Sellepärast sotsialism saabki olla ainult natsionaalne ehk rahvuslik. See tähendab seda, et kui meie, kes me defineerime näiteks siin Eesti alal ennast eestlastena, teeme tööd, siis loomulikult kasusaajad peame olema ju meie siin. Meie pensionärid, meie tööealised inimesed, meie lapsed, veel sündimata lapsed, tulevased põlved, mitte ei pea rikastuma mingisugune Ameerikas asuv pank näiteks, eks ole, või Venemaal asuv mingisugune naftaärimees või Jaapani mingisugune investor, eks ole, kes siia tuleb, vaid ikkagi lõppkokkuvõttes meie, kes me siin tööd teeme, nii et sotsialism ei saa olla internatsionaalne. Kui ta läheb internatsionaalseks, siis ta lähebki selleks gei-värgiks ära ja intressivärgiks ja autoritaarseks. Just, siis ta läheb kohe totalitaarseks. Muud moodi ei ole võimalik. Vaata, see ongi, ma arvan, kõik need ideoloogiad, me oleme tegelikult ideoloogilises raamistikus üsna kadunud, ma olen avastanud, nagu see inimestega räägid ka. Kool ka meil ei õpeta seda, eks ole. Et on sellised ühised nimetajad, sotsialism, põmm, siis konservatiivne leer vaatab, see on paha, konservatism, siis sotsiaalne leer vaatab, sotsialistide leer vaatab, see on paha. Kuigi tegelikult ma olen konservatist, ehk siis
ma arvan, et iga naine näiteks tahaks konservatiivset meest. Miks? Sest liberaalne mees on see, kes raiskab liberalism ehk endale selgeks, mis asi on, tema on see mees, kellel pole moraali, raiskab kogu raha palgapäeval ära kasiinosse või kuhu iganes mujale, sest vahet ei ole, kõigile tuleb anda ja võrdõiguslikkus. Tööd ei viitsiga teha, tahab ei teeb. Ja ei pea olema üks naine, vaata. No nii, ehk siis, kas sa tunnistad seda nüüd naisele endale või mitte, aga sa tahad konservatiivset meest. Nii. Ja mina tahaks konservatiivset naist ka. Ja aga mina tahaks sotsialistist naist näiteks. Ja mina ka. Selle koha. Töökat. Ja just ja teistest hoolivad. Sotsiaalse keskkonna pärast muretsevat, pere eest hoolitsevat, et kõigil oleks võrded, kõigil oleks puhtad riided sellised. Et ma tahan, et see on naiivsus, aga ma tahan, et ka tema tahaks, et ka naabri naisel lastel oleks puhtad riided sellise söök laual. Muidugi, me ei saa oma leivast talle anda, kui meil endal kõhud tühjad on, eks ole, nagu sa ütlesid, enne peame kasu sama meie. Ja tegelikult mul ei ole kahju, kui Eesti rahva tööst saaks ka see ameeriklane või see Lähis-Ida rahvas. Eeldusel, et meil on kõht täis, just. Sa ei saa aidata kedagi, kui sa ise oled häda sees. Just. Ehk siis siin me jõuamegi sinna, et tegelikult meil on nagu puudulik arusaam nendest ideoloogiatest üldse. Ja täna see, kes on liberaal, ma arvan, mina olen suurem liberaal kui see meie liberaal, kes siin täna on. Sest et kui mina ju seisan sõnavabaduse ja õiguste ja inimõiguste kaitsel on, siis kas siis ma mitte ei ole liberaal või? Muidugi, kas ma siis ei ole sotsialist mitte või? Mina olen ka näiteks selles mõttes, et Jürgen riigi rahandusministrina tahab hoiulaenuühistud hävitada, tahab kinni panna, sundida nad sellisesse vormi, mida ei ole võimalik teha ja mis tähendaks nagu sundlõpetamist, kui see nagu ellu viiakse niimoodi. Kuidas seda siis pidada nagu liberaalseks, et see on totalitaarne tegelikult, eks ole. Ja see on ainult üks näide sellest. Samamoodi on ju nagu see, kõik need nursipalud, fosforiidid, asjad, kuskil ei arutata midagi nagu, eks ole. Et öeldakse totalitaarselt ära, te olete lollid, te ei saa asjast aru, minge sinna puu taha pimedasse kohta, me hakkame siin nüüd kaevandama, me teeme raudtee, me teeme sõjaväebaasid, me teeme seda ja teist. Iseasi, ega ma ei ütle seda, et kaevandada ei või absoluutselt ja et sõjaväebaasi üldse teha ei või, et raudteed ei või teha. Aga küsimus on nagu selles, et pannakse sulle mingisugune vorm nagu ette, sellega olge nõus ja kui nõus ei ole, siis oled riigivaenlane nagu. See ei ole liberalism põhimõtteliselt. Vaata, selle skaala aitabki mõelda kaasa näiteks oma maal, kui sul on oma kinnist on ja sa ju lähed ka kaevama. Kaevad, aga miks? Sa ei lähe kaeva kõik üles, sa kaevad natukene sellepärast, et natuke kaeva on vaja. Lähed võtad natuke puitu, sest et talveks on vaja kütet, aga vaat see on tasakaalu küsimus, seal tuleb nüüd poliitika mängu, kas ja kui tark on ja kes oskab, kuidas on, kust jookseb piir. Aga see ei ole maailmavaatega seotud, sest vaata. See ei ole, see on juba majandamine. Sest kui ma sinu juttu praegu kuulasin, tegelikult ongi ainult üks maailmavaade. Tähendab, ülejäänu on siukes, ma ütlen, et see on sonimine. Killustamiseks. See on killustamiseks, jah. Et kui keegi hakkab rääkima, et meie sotsiaaldemokraatid, meie arvame nagu seda, et pensionäridele peaks ikka vaata, ütleme, selle maksu peaks ära võtma, aga selle maksu peaks panema, selle toetuse peaks ära võtma ja selle toetuse panema. Ja siis tuleb mingisugune, ütleme, liberaal või mingisugune Reformierakonna, ütleme niimoodi, et ei, et meie teeme ikka vaata selle programmi niimoodi. Aga see on ju see kirbutsirkus tegelikult. See ei ole maailmavaade kuidagi. No see on sotsialistide leivanumber võtta kõige sellised just juures, kus kõige üllamad teemad ja läbi nende müüa sulle kõige räigemat jälkust. Tegelikult see on nende see leivanumber. Ja mis see täna võetakse sõjateema ja venemeelsus, see ei ole ka ju mitte mingisugune teema, sellepärast, et kes meist üldse on venemeelne? Ma ei tea ühtegi meie riigi inimest, kes näiteks tahaks seda, et Venemaa siia valguks. Aga samamoodi me tegelikult ei taha, et keegi teine siia valguks. Tegelikult tahaks, et meid rahule jäetaks. Ja samal ajal me ei ole suutelised ka olema me ise. Ei ole suutelised. See minu arust see on meie kõige puudulikum nagu oskus ja ajalugu ju tõestab ka seda. Me kogu aeg räägime eesti keel ja kultuur, aga mis täpsemalt? Kõik on siit üle käinud. Ma arvan, meil puudubki selles mõttes selline ühene selge identiteet. Me ei ole seda defineerinudki, nagu me enne algusest rääkisin. Et see ongi see. Ei taha sinna, ei taha tänna ja ise ei suuda ka hakkama saada. Aga mulle on teab, mis mulle rannumehena on meeldima hakanud. See on viimase aja asi ja kuidagi on hakanud niimoodi minema, seda vanasti ei olnud minu arvates, 10 aastat tagasi ei olnud, võib-olla ma valesti vaatasin või halvasti vaatasin. Aga kui sa sõidad ringi näiteks Kreekas, Bulgaarias, eriti Rumeenias, siis nad eksponeerivad riigilippusid rohkem, kui nad varem tegid ja rohkem, kui Eesti teeb seda. Kõvasti rohkem, aga ühe erinevusega veel. Väga paljudes kohtades on riigilipu tippu pandud rist
mis tähendab seda, et ega vaata see peaks olema ju usk Jumalasse peaks olema ju see, mis meid liidab. See on lipuülene, eks ole, et me võime kirbutsirkust teha siin nagu siin, see on ka kirbutsirkus, see Venemaa lipp on kirbutsirkus, see Hiina lipp on kirbutsirkus, Eesti lipp on ka kirbutsirkus, Kreeka lipp on kirbutsirkus, Saksa lipp on ja Ameerika lipp, kõik on kirbutsirkus. Tegelikult on nagu see, et ikka tuleme selle asja juurde tagasi, et kui peremees tagasi tuleb Viinamäele, et kas ta siit ka usku leiab. Ja just. Jah, see võib-olla on üks suur sümboli kummardamine kõik, mis ei ole üldse hea. Mis ei ole hea. Aga nii on, sul on õigus. Aga ütleme nii, et eks saate aeg hakkab ka läbi saama, meil kuskil 10 minutit, ma vaatan, on rääkida, et püüame nagu täis rääkida siiski selle, püüame sisukalt nagu teha. Et aga mida nagu teha, et olukorda kuidagi mõistusepärasemaks teha? Mida televaataja, see, kes meid täna vaatab, mida ta teha saaks nagu? See on hea ja vähemalt meil 10 minti selle jaoks jäänud. Ma arvan, et see ongi kõige olulisem. Saate lõpus jõuame kõige olulisemani. Et poliitikast jahuda ja hämada, seda on liiga palju ja seda peakski tegema üksikud inimesed. Tegelikult nad peaks väga vähe palka saama, mitte nagu täna. Sest siis tuleks sinna õiged üllad inimesed, vaata, kes reaalselt hoolivad ja kõik see rämps kaugselt kohe minema. Muide, mina ütleme aristokraatia pooldajana, ma pean sulle ütlema seda, et ikkagi enne Eesti Vabariigi väljakuulutamist olid asjad ikka palju paremad. Et oligi see, et kuidas neid asju nimetati, maapäevadeks, aadlike maapäevad, kus siis Eesti Liivimaa mõisaomanikud kokku tulid. Esiteks seal maapäeval osalemine oli kohustuslik ja kui sa ei osalenud, said sa trahvi. Nii et sellest võiks olla ka Riigikogu liikmed eeskuju võtta, et peab kohal olema, kui oled juba sinna võtnud selle asja. Ja teine asi oli see, et aadlikud maapäeval osalemise eest ei saanud palka. Tegelikult palka ei peakski saama selle asja eest nagu. Just, sellepärast me läheb alati oksele, kui räägitakse, et Riigikogu liikme palk peaks veel tõusma või midagi. See on naeruväärne kontseptsioon ja arusaam üldse. Aga mida saab keskmine inimene üldse ära teha? Vaata, sinna ka me oleme nagu halvama ise ennast, et ei saa, nii on ja siis vaata kibestume ja enam ei osale. See on suur probleem, sellepärast saagi muutust luua. Vastupidi, luues enda ümber teistsugust keskkonda, alustas oma perekonnast, eks ole, nagu ma ütlesin, vaadates peeglitesse, üritades ise iga päev luua kasu natuke rohkem kui teha kahju, sest võtmata ei saa, aga anda tuleb tagasi. Ja nõnda tervendades, parandades, luues teistsugust keskkonda, paraneb ju ka haldusüksus, võib-olla ühel hetkel küla, võib-olla siis linn, kui tullakse ja pannakse õlad kokku, et see koosloomevõime on meil endiselt olemas ja nagu me enne rääkisime, eest on uskumatult võimekas inimene tegelikult, iga mees on hunt kriimsil Eestis, teeb lisaks ühele asjale veel 7, lisaks palgatööle oskab ta veel 10 asja, see on kõva sõna ja Eesti naised samamoodi. Meie kummagi töö ei ole ju, ütleme saate tegemine, aga ometi teeme siin ja ei ole paberi pealt maha nagu. Ja mida kõike veel, mida siis saab teha? Saab teha seda, et esiteks tegeleda oma usuga ja moraaliga oma kodus, oma perekonnas, oma kogukonnas. Võtke lugege, võtke piibel kätte, kui seda ei taha, võtke, vaadake vanu filme või kuulake mõttega mingisugust muusikat. Seal on alati need moraalid olemas, millega pärast me filmis saame aru, mis on armastus ja tõde ja õigus ja kuidas kuritegelik eluviis lõpeb nii ja no, aga lähme igapäevaellu ja teeme risti vastupidist. See on naljakas, see vastandpsühholoogiline selline manipulatsioon, mis nad meiega teevad. Ja teised asjad on majanduslikud asjad. Palvetada tuleb ka. Palvetada tuleb. Ja võib-olla sina mina iga päev palvetan ja ma palun mitu korda päevas, et ei ole niimoodi, et hommiku traditsioon või õhtu traditsioon, kui on vaja, siis tuleb palvetada, kui on raske probleem, tuleb palvetada, eks ole, olgu ühistu töös, olgu erakonna töös ja tuleb ka tänada, mitte ainult kogu aeg vinguda Jumala ees, eks ole, vaid tuleb ka tänulik olla, kui midagi hästi läheb. Isegi kui halvasti läheb, ka siis tuleb tänulik olla, sest see on õppetund nagu, eks ole. Ja lapsed tuleb palvetama õpetada, mina lastega koos palvetan ja emaga koos palvetan ja me peaksime seda tegema nagu. Täiesti nõus. Ja ma olen isegi mõelnud seda, et ega lõppkokkuvõttes me peame ka erakonnaga. Sina pead oma erakonnaga ja mina pean oma erakonnaga ja me peame ka rahvana kokku tulema ja ühesõnaga meelt tuleb parandada. Ja usku on vaja. Ja usku on vaja. Ega muidu ei saagi muutust luua, ehk siis see on kõige alus, mis sa rääkisid. Teised asjad on juba praktikalised näited, ärme ise sponsoreeri, eks ole, neid sigadusi, mida meile siin kehtestatakse. Tartu hoiulaenu ühistu ajab head asja, võtkem kontrolli haarakem võimalikult palju kontrolli, võtkem võimalikult palju vastutust oma raha üle, oma töö üle, oma tegevuse üle, kõik need asjad ka, eks, kui me ise kritiseerime siin globaliste ja kritiseerime siin totalitariste, aga ise läheme anname iga päev ikka oma noosist neile tubli osa ära, siis nende tegevust paratamatult saadab edu. Me ise finantseerime seda. See on poliitiline valik. Just.
see on poliitiline valik. Et see on ka väga oluline minu arvates, et püüda mõista ja ka praktikasse rakenda seda, et mitte rahastada nende tegevust. Ei no kas või ma ütlen sulle niimoodi, no sa toid Tartu ülenistada, ma ei taha nagu oma saba kergitada. Sina ei pea kergitada, mina kergitasin seda juba, nii et aga tooge kas või arvelused näiteks Tartu ülenistusesse Swedbankast ära, sellepärast, ma ütlen mille pärast. Kui ta ei ole geide pooldajad, selle gei majanduse pooldajad, aga Swedbank lehvitab ju näiteks selle vikerkaare lipuga. Aga mis te arvelusarved seal Swedbankas hoiate? Ja samamoodi ega see ei ole selles, vaadake kõik need suured tootjad, kes on nende satanistlike asjade kaasa, rahvusvahelised firmad. Lõpetage ära see kasutamine. Täpselt. Uninstallige oma telefonist äpid nagu Instagram ja TikTok, ärge otsige õigustusi, kuidas need on head või tööks vajalikud. Ei ole. Muutus algab ise endast. Korista ära need oma kodudest, eks ole. Käige teistsugustel üritustel, ärge kuulake seksistlikku, satanistlikku jama telekast. Mingisuguse jamale kontserdile minna, kus ülistatakse seksuaalsust ja ebajumalaid. Osta firma tooteid, brände, mingid Balenciagad asjad, kes on satanistid ja pedofiilid, täitsa avalikult. Ei, aga seal jookseb piir, panen ikka vinge brändid, ossud jalga. No ärge tehke neid asju. No sa paned inimese ikka suure valiku ette, see on keeruline, see tundub kerge. Ega mul endal kerge me ei ole. Selles mõttes me teeme seda koos, ma kutsun liituma, endal on ka raske, ongi raskem, aga see loob reaalselt muutust. Ja te märkate seda muutust ka enda elus, ma usun sellesse. Järsku läheb majanduslikult lihtsamaks, raha jääb natukene üle, suhted on tervemad, toit on tervem, tänu sellele on tervis parem, energiatase on suurem, jõuad rohkem ära teha. Niimoodi tuleb vananeda aeglasemalt, järsku ei pea, saad aru, ohvrist saab nagu, ohvri mentaliteet kaob ja sa oled ohjad, sinust saab nagu ratsanik kogu seljas on ja mitte see, kes järel loiseb on. No vaata, sina peaksid, siis ma hakkaksin füüsiliselt kirikus ka käima, kui sinusugused inimesed nagu jutlust peaksid nagu selles mõttes, et eks see ongi praktiline usk ju, millest sa räägid põhimõtteliselt. Kui sa nüüd. Et aga paraku on niimoodi, et vaata, kõik see usuteema on ju ka niimoodi pööratud, et riigi tegevusi õnnistavad ju tuleb, ma ei tea, ükskõik mis konfessiooni piiskop või asi nagu, eks ole, loeb seal oma mingisugused palved ära, aga ta ise ka usub nagu nendesse asjadesse, eks ole. Nii et kõige raskem ongi see, millest sa räägid, igal inimesel oma elus hakata neid ellu viima, et me võime teada küll, mis on õige ja mis on vale, nagu see hea ja kurja tundmise puu, eks ole. Ja teist on hea kritiseerida, aga ole mees või naine ja vii oma elus ellu need õiged asjad. Kõige lihtsam asi on teist kritiseerida, aga kõige raskem on enda elus korda luua ja siis distsipliini säilitada, et seda korda hoida. See on kõige raskem asi ja sellega madistame kõik igapäevaselt. No nii, aga mida siis tulevik toob meile veel, kui veel täiesti lõpetuseks võtta, et kuidas sa siis näed Eesti tulevikku ja meie rahva tulevikku ja kuidas sõda lõpeb ja... No, ma olen siin karmi otsekohene, aga see ei tähenda, et ma oleks lootusetu või vihane või kurb. Ma arvan isiklikult, et ees ootavad väga halvad ajad, väga rasked ajad. Seda enam on oluline vaimu tugevust kasvatada, meelt parandada, sest see on ainus asi, mis saab jagu hirmust. Sest et majanduslikult igas mõistes läheb raskemaks ja ma arvan, et peabki minema selleks, et saaks tulla arusaam, et on vaja teisiti. Paraku ma õpime ainult omal nahal. Oma elukogemus näitab, mulle seda õpetanud ja nüüd ma vaatan lihtsalt kõrvalt ühiskonda ja ma tean, et selle saagi suurt muud teha, et tuleb enne tunda nälga, tuleb tunda külma, võib-olla pead saapadallaga näkuga saama ja võib-olla siis alles tekib tahe midagi muuta ja võib-olla siis pannakse sõlad kokku ja tehakse see ka reaalselt ära. Et selles mõttes parandage meelt, nagu sa ütlesid, valmistage ennast ette rasketeks aegadeks ja püsigem usus. No ja olgem lihtsad inimesed ja saagem üldse inimesteks. Püsigem usus. Nii et ja hoidkem kokku ühismeelt ja tulevaste kohtumisteni.